aga on ja meie huumorisooned on hästi erinevad ja ma ei tea, kas teie teate, mina tean täpselt seda hetke, kust nagu minu huumorisoon või minu suhe huumoriga pärineb. See oli üks hetk, see oli 6. klassis, kui meil tuli koolis seksuaalkasvatus ja ma mäletan täpselt, ma ei tea, kas te tegite sama asja, aga mina alati aasta alguses lappasin nagu õpiku läbi, et millest see aasta juttu tuleb. Ja lappan selle õpikut ja lehekülg 73 peenis. Ja ma olin neid varem ka õpikust näinud selles mõttes, aga see konkreetne paistis olevat trükikojast tehtud. Ei, sest tavaliselt nad olid ju pastakaga ja ei ole ebaproportsionaalsed, on ju. Ja tissid, vagiinad, kõik asjad. Ja ma sain nagu kohe selle olukorra koomiliselt aru, et et see õpetaja, see täiskasvanu, see autoriteet peab meie kuradi hormooni hunnikute eest tõsise näoga neid sõnu kasutama, on ju. Ja kohe, kui ma sellest aru sain, mul oli mu nali valmis. Ma mäletan, meil läks selle teemani jõudmiseks umbes 2,5 kuud ja 2,5 kuud ma ei mõelnud mitte millegi muu peale. Ei, päriselt, nagu mu koolihariduses on 6. klassi alguses reaalne auk. Metsas lihtsalt pooli loomi ära ei tunne. Ja ma mäletan, ma ootasin seda ja kui see tund algas, ta lõpetas veel eelmise tonni teemat, ma juba värisen üle keha nagu annad. Ja ma ei suutnud, kohe kui ta alustas seksuaalkasvatus, ma ei suutnud, ma purskasin. Sorry. Ma turts, ei. Ma hüüdsin, et õpetaja, kas teie olete kunagi nikkunud? Ja jäin oma aplausi ootama, on ju. Ja ilma hetki kõhklemata mu õpetaja vaatas mind, ütles, jah, Sander, mul on 3 last. Ja mina õppisin, et kui materjali ei ole, ära roni.